Täna räägin Jaapani samuraidest ja nende kuulsatest moogadest, mida nimetatakse katanaks. Samurai olid feodaalsed sõdalased, kelle elu ja au sõltusid nende oskusest moogaga võidelda. Katana ei olnud ainult sõjarelva, vaid ka kultuuri ja au sümbol. Nende eluviis, distsipliin ja lojaalsus isandale teevad samuraid ajaloo üheks kõige huvitavamaks sõtalasklassiks. Samuraid tekkisid Jaapanis umbes 8.–12. sajandil ning kuulusid feodaalsesse sõjalisse klassi. Nende elu oli rangelt distsiplineeritud, kõik tegevused, harjumused ja sõjalised oskused olid seotud au, lojaalsuse ja isanda teenimisega. Samuraid olid tihti kõrge positsiooniga, kuid nende elu ei olnud lihtne, see nõutis täielikku pühendumist sõjategevusele, treeningule ja eetilisele koodile, mida nimetatakse busitoks. Busito ehk sõdalase tee rõhutas ausust, vabrust, kaastunnet ja truutust. Katana on samurai kuulus moog, mis on pikk, kergelt kaartus ja väga terav. Mooga tera valmistati erilise terasega, mis tegi selle samal ajal tugevaks ja painduvaks. Katana ei olnud pelgalt relv, see oli prestiiži, au ja samurai identiteedi sümbol. Mooga kujundus võimaldas samuraidel kiireid ja täpseid lööke, mis olid lahingus eluliselt olulised. Katana kandmine oli auasi ja see eraldas sõdalase tavalisest inimesest. Katana valmistamine oli töiline kunst. Terast kuumutati, voltiti ja jahutati korduvalt, et saavutada täiuslik tasakaal tugevuse ja painduvuse vahel. Mooga valmistamine võis kesta mitu kuud ning see nõudis meisterlikku oskust, kannatlikkust ja täpsust. Iga meister valmistatud katana oli unikaalne, selle tera ja käepiteme detailid peegeldasid käsitöölise oskusi. Mooga austati, sest selle valmistamine oli väga keeruline ja nõutis täiuslikku teadmist metallide käitumisest. Katana ei olnud ainult sõjavarustus, vaid ka samurai elu keskpunkt. Moog sümboliseeris au, distsipliini ja lojaalsust. Lisaks lahingutele kasutati katana ka rituaalidel ja tseremooniadel, näiteks matustel või usulistel rituaalidel. Moog kujunes lugudes ja kunstis kuulsaks sümboliks ning seda austati isegi nendes ajastudes, kui samuraid ei olnud enam sõjaliselt aktiivsed. Katana oli samurai hing ja elustiili väljendus. Kokkuvõttes olid katana moogad palju enamad kui lihtsalt relvad. Need sümboliseerisid samuraid eluviisi, nende au, oskusi ja identiteeti. Katana ühendab ajaloo, käsitöö ja kultuuri ning on tänaseni üks Jaapani kultuuri tuntumaid sümboleid. Samuraid elu ja nende moogad annavad meile aimu, kui tähtis oli au, lojaalsus ja meisterlikkus Jaapani feodaalses ühiskonnas.